tere! Tervitame teid siit Mänguasja muuseumist. Täna meil on plaanis õpetada teile ühe väikese toreda liikuvate kätega sipsiku tegemist. Niisugune. See on üks tore. Selleks on vaja võtta niisugune tore sipsiku pilt. Meil on ta siin juba ette joonistatud, aga teie saate sellega kodus ka väga hästi hakkama. Pea, keha ja käed. Hakkame nüüd siis värvima, sellepärast et see värvimine see võtab kõige rohkem aega, et ühtlane ilus pind saaks niimoodi, et hoiad pliiatsit natukene vintu ja ühtlaselt muudkui liigutad edasi pliiatsit pinna pealt. Nii, ja nüüd saab värvida ära ka ääred ka. Minul on püksid liigub täiesti tegemata alles, ma sain alles näoga ühele poole. Aga mina juba võtan nahavärvi. Ma annan sulle käärid. Ja siis. Mööda seda toredat jämedat musta joont. Samad isad ikka nii palju oskavad, et nad joonistavad selle sipsikule pea ja keha. Ja neid võib ju olla väiksemaid, suuremaid sipsikuid, igat sorti. Ja. Aga sul on siin mingisugused punktid vaata käte peal. Jaa, me hakkame kohe naasliga auke sinna suruma. Aga me võimegi need augukesed ju ära teha. Jaa. Aga me ei saa ju torgata laua peal auku. Õige, mul on mõelnud sellele. Meil on sellised toredad alused. Aga ma ootan siit. Aga mida võib kodus näiteks võtta, kui sul ei ole sikkust toredat? No jämedam papp. No näiteks siukesi papitükke ikka ju kodus on. Jaa, ja siis tegelikult võib võtta ka täiesti puust selle lõikelaua köögist ema käest küsida. Jaa. Puust lõikelaua võib ka alla võtta. Ja sellega saab ka, aga naaskelt? No naaskli ja aseainet leidub ju ka. Mingi sukanõel või. Ja tegelikult soovitus, et natuke seda auku puurida laiemaks, sest meil on need paberneedid, mis on nagu laia suuga. Sa ütled nende kohta paberneedid? Mulle tundub. Siuke tunne on, nagu oleksid need paberist tehtud. Näitas ta neiti ka. Tegelikult ta ei ole ju paberist. Ei ole. Paberid needid. Sellega saab muud ka kinnitada kui paberit. Jaa. Aga näiteks kui kodus ei ole selliseid asju, siis minu meelest võiks ju panna tükk traati ja see nööp. Väga hea. Võib ju, aga sellisel juhul peaks tegema 2 auku. No nööbil on ju vähemalt 2 auku. Aga siis tuleb külge panna, aga kõigepealt kehast läbi see neidikene ja siis käest läbi. Et siis ta jääb kenam, vaata, kui ta lõkka tagapool seal käsi. Siis oleks nagu vaata ümber pöörd ja käsi oleks nagu sellest tuleks varukast välja. Viiete varukast väljas. Mõjub loomulikult. Ma panen korraks niimoodi teistpidi vaata, kuidas mul siis näha on. Nii, kuidas sa kinnitad? Ja 2 poole, õige. Teistpidi saab nii. No jah, 1 poole. Oi, mis sa nüüd tegid? Näha on, et see on aga siin on liikumist märgata, vaata, see on nagu liikumine, nagu marsitaktis väike vimka. Nii. Võib-olla silmad peaks ka olema, siis on tegelikult... Siis jah, tajub paremini. Aga silmavalik on siin siis. Aga muidugi silmi võib ise ka joonistada. Meil on siin muidugi sellised toredad kleepsud. Meil on olemas. See on selline rull, mida saab poest osta. Kauplusest leeninud 5. Siin on hästi hea selle liimikihti taga, selleks saab kohe toetada selle peale. Nüüd oli sellise unistava näoga. Hakkame siis juukseid tegema. Juuste jaoks on vaja siis musta lõnga kerida. Kerida ümber selle papitüki. See on nooled ka pead, mis suunas kerida kõik. Jah. No, nii on tore kerida, kui paned näiteks hoiad pöidlaga seda kinni algust ja siis läheb.
no 10 ringi vähemalt, no, aga võib ka rohkem. 7, 8, 10. No pane juurde. No ma panen 15. Nii. Nii, ja nüüd lõika lahti. Ükskõik suvalise koha. Ja nüüd tõmba üks juuks välja. Ja seo keskelt kinni. Umbsõlme. Või, jah, või umbs. Noh, ja siis oleks siia vaja ühte väikest tükikest seda kahepoolset teipi. No neid ära ei peagi lõikama, eks ju, sellepärast nad jäävad juba juusteks edasi. Ja. Ma panen sulle siia. Tegelikult tead, me panime ka siia kõrvade juurde, et siis ta hoiab parem. No muidugi, kui ei ole kodus seda kahepoolset teipi, saab panna ka täiesti tavalise liimiga. Saab teha siia niimoodi ühe liimitri. Pisut sättimist ja valmis ta ongi.